Ajastul on televiisorist saanud kõige tavalisem tarbeese ning arvuti kuulub iseenesest mõistetavana paljude inimeste igapäevaellu. Kui palju aga võiks või tohiks teleri ja arvutimaailma sukelduda lapsed, ilma et nad sinna ära upuksid? Sibula, miks meil arvuti kodus ei võiks olla? Aga meil oli ju. No aga oli. Aga miks ei võiks? Kas sa ei mäleta, mis siis tuli või? Ei mäleta? Ei. Minu arust oli see niimoodi, et mõnikord olid sa väga kaua arvuti taga. Tegid ainult mänge. Oli meil jutt, et teed tähti ja kirjatöid, aga need jäid üldse unustusse. No aga praegu mul kõik selge kirjatöid on. Ohohohoho. No, mis? Ja minu arust sa saad praegu piisavalt kõik kontoris ära teha. Aga mille jaoks sul seda vaja on üldse? Noh, ütle mulle. Ma ei tea. Aimur teab treenerina, et lapsi on üha keerulisem spordi juurde meelitada, sest palju mugavam on ju odav visata hoopis arvutis. Ja kuna ka nende enda lapsed hakkasid mingil ajal liiga palju arvutimänge mängima, viidigi ühel päeval arvuti kodust kontorisse. Kui lastel on nüüd kooliasju vaja teha, siis teevad nad seda oma vanemate töö juures ja nende valvsa pilgu all. Mul on trennis poisid sellepärast jätnud tulemata. Nad ise ütlevad, et arvutis mängisin, ma unustasin kõik ära. Täiesti see oht on olemas. Meil ei ole seda vaja. Kui meil oli kodus arvuti, siis nendel oli nagu ka pidevalt ülesanne, eriti kui Simmo oli väiksem, Simmol oli nii ülesanne näiteks 3-tähelisi sõnasid panna nii palju kui oskab. Lihtsalt ta trükkis siis ja mõtles ja või siis oli nii palju jõgesid, siis ta käis vahepeal tuhnis raamatutest, otsis ja siis käis trükkimas, et mina arvan, et see oli nagu hea variant. Aga mingi hetk kaob see huvi ka ära, et nojah, et ta laps nagu kasvab ta saab aru, et teda kasutatakse ära. Aga kontoris on küll, et kui tahad mängida, siis ta on, meil on mingid võistluse protokolle, ta on nüüd nagu ära trükkinud, et siis peale seda saab siis, ma ei tea, oma neid asju teha seal arvutis. Et on nagu enne nagu mingi nagu tööl. Kristinal on kätte jõudnud viimane raseduskuu. Sünnituseni on jäänud vaid loetud päevad. Laps liigutab ennast vähem, sest on emakas päris kitsas. Kristina beebi kaalub hetkel 2,5 kilo ja on umbes 40 centimeetrit pikk. Libe ka ja otse kohe 10. Jube pilt. Kole. Väga paha lugu. Mõni bussi rahvas seis ka. Bussis ka keegi viga sai ka? Bussis kõik läksid vajali, ei siin viga.